Siin köögi Grigori räägib jälle teile mõningaid mõtted, millest kõik teavad ja mis on klassika, mille üle rääkimine ja erinevate nurga alt vaatamine, kui ta meid teeb positiivselt rõõmsamaks, entusiastlikumaks elus, siis missioon on täidetud. Mis on siis see doosi nagu õige kogum või kogus, jah? See üledoos ei oleks, eks ju, liiga palju ei pane peale, eks ju, spirituaalselt ja liiga vähe, eks igaüks ise teab, eks ju, et öeldakse, et degradeeruda on väga lihtne, sa ei pea vaeva nägema, progresseeruda, siis on vaja natuke jõupingutusi teha. Ja aga muidu on ikkagi öeldakse, et ajupesu, eks ju, või ära tekitad mulle ebameeldiva tunde oma jutuga. Et see on teatud koguses väga hea. Sest seal ajudes on meil kehaline kontseptsioon, samastamine ennast nende kihtide ja maskide ja kostüümidega, eks ju, mis on väga toredad, aga mis on ajutised ja siis sealt all peaks leidma siis hõõguva hinge. Et peabki tekkima teatud ebamugavus. Et muidu kui see üle piiri on, siis öeldakse, on vägivald ja fanaatilisus ja endaks paremaks pidamine ja inimene solvub ja talle jäetud tema valikuvabaduse ruumi, eks ju. Et see on okei, aga teatud mõttes on see hästi normaalne, et elu osa, arengu osa on see, et aeg-ajalt on ebamugav ja aeg-ajalt tunned, et sa lubad oma aju pesta. Just õigete asjadega, läbi püha nime, läbi palvetamise, läbi pühakirjade lugemise, läbi tarkade meeste jutu ja nii edasi, eks ju. Nüüd küsimus on siis, see on nagu enam-vähem selge, eks ju, et tuleb siis et see vaimne tee ei pruugi olla nagu selline mugav, meeldiv patjadel realiseering, eks ju, et see on ikka vaja askeesi, liiga palju askeesi on halb, liiga vähe askeesi on halb, keha juba mõte on samasugune. Liiga mugavaks kehalased, siis ta jääb haigeks ja liiga retsitada, siis ta jääb ka haigeks, siis ta on väsinud, vaja puhata ja liikumist ja õiget toitumist ja kõike korraga. Nüüd küsimus on selles, et kus on siis piir, kas on rassism, või on see erinevad religioonid, iga hing on üldse erinev, iga ülejäänud on absoluutselt erinev oma tunnetusmaailma kõige kõrgemaga ja iseenda suhtes, eks ju, isegi kui ta ennast teadvustanud on. See ruum on kõikidele antud, eks ju, et palju me tohime siis segada, et kui me segame ära, et ütleme, et siin elab üks rahvas ühe mentaliteediga, võtame teise toreda rahva esindajad, hästi palju neid erinevast usust ja viskame siia meie ruumi, et kas see on arukas? Ja siis, kui ma ütlen, et see ei ole arukas, siis ma olen rassist. Äkki loodus on targem kui meie, et ta ongi loonud erinevates kohtades sündinud inimesed nende psüühikaga, nende traditsioonidega, et nad saaksid seal progresseeruda. Kui nad seda hakkad segama ja ütled, et kõik on üks, sest kõik on üks ka, eks ju. Selles mõttes, kõik on üks perekond, ei ole kaks perekonda, meil on üks perekond. Aga perekonna liikmetel on ka erinevad, üks on väike, üks on suur, üks on tüdruk, üks on poiss, üks on vanaema, üks on vanaisa, eks ju. Perel on väga palju erinevad pereliikmed, erinevad juba füsioloogiliste omadustega, eks ju, rääkimata mõistusest ja elukogemusest. Et rahvastega on samamoodi ja religiooni ja usuga. Et igal asjal on aeg, koht ja tingimused, õige tempo. Koht tähendab see, et sa ei saa nagu segada. Sa ei saa nagu liiga suure sammu hüppad fanaatilisust, sentimentaalsusest vaimses elus, siis pärast millegipärast tuleb jälle selline langus. Üks hetk oli nagu, vaadake mind, selline fanaatilis, sentimentaalsus, pärast vaatad oma tuttavat ennast, eks ju, kunagi oli barrikaadidel, eks ju, selline loomumuslik munk, siis pärast tuleb väike tagasilangus. Et ilma, et sa peaksid loobuma oma põhimõtetest või vaimsest elust, aga ikkagi Jumal niimoodi näitab, et samal ajal me oleme üks pere, aga samal ajal on eripärasus, on kultuur, on etikett, on moraal, on rahvad, on religioonid, koolkondade seas, eks erinevad tüpaažid, eks ju. Ja kõiges selles orienteeruda, kui sa ei taha selles orienteeruda, siis sul lihtsalt saab valusam olema. Et kuidas need loodusseadused siis toimivad. Et siin ei ole tegemist rassismiga või siis teatud religiooni upitamisega, lihtsalt on my cup of tea. Igal ühel oma tee maitse, eks ju. Ja kui sa oled vägivaldne teise tee eelistuse suhtes, tema maitse suhtes, ütled, et see on halb tee, minu tee on õige tee. Minu tee, kuum tee on ainuke õige tee. Ja siis ma veel mitte ainult ei kritiseeri seda või tunnen ennast paremini, aga ma isegi ründan sind ja ütlen, et näed, et ainult läbi minu tee, kuuma tee jõuame. Siis
siis see ongi ka fanaatilisus, sentimentalism, see on kas materiaalses elus materialistide, ateistide, religioossete inimeste, rahvaste, parteide vahel, see on üks sama laul nagu. Et sisemiselt me oleme üks pere, eks ju, kõik on head, toredad, igavused. Nüüd maandudes siia, vaadates oma keha, seda rahvast, seda keskkonda, oma maitset, oma tempot läbi heade juhendajate, kes on sind paljastanud, siis tuleb leida selline õige gaas ja õige pidur, eks ju. Liiga palju gaasi, kohe mingi jama, liiga palju pidurit, hakkad degradeeruma, eks ju. Mõtled, mis ma siin mängin pühakat, ma ei viitsi midagi, et see materiaalne maailm nii suur ja mul nii madalad omadused, ma ei viitsi midagi. Või siis gaasi, meie liikumine, minu arusaam, minu religioon, eks ju. Ikka selline gaas ja pidur, kuidas sa sellega mängid, jäädes siis nagu headusesse, armastusse.